väljakul valmis ja annab avavile ja läksime esiliiga. Kaitsja on vastas ka tal praegu seal päris hästi. Nüüd mängitakse paremale äärele, Viira seal ja tuleb löök, aga Kruus saab sealt käe vahele, tegelikult ei olnud. Nüüd saab minna Haabmaa, karistusalas veel kedagi ei ole, aga tuleb pall värava ette ka ja seal on praegu Velko mehed ees. Tuleb uuesti Põldsaar. Audi sisse viske, no vaatame, kas minnakse siit pikemat auti üritama. Seni kaua saan teile teatavaks teha suhteliselt värske pommuudis, aga vaatame, kas nüüd ka tuleb päris ilusti ja lööb ära praegu 11. minutil. Kenlu Laasner. No nagu ma ütlesin, see mees karistuslööki oskab lüüa ja lööb praegu nii kenasti, et ja ei olnud seal Kruusil ka väravas mitte mingit võimalust. Ei olnud seal Kruusil väravas mitte mingit võimalust ja Enrico Veensalu otsib ettepoole Mõttuse suunas, nüüd on Mõttus seal ka ja tuleb ära ja paneb palli võrku ja Velko asub seda kohtumist kodustaadionil FC Elva vastu 2-0 juhtima. Tegi ta seda suhteliselt lihtsalt, Kruus pani jala ette ka, aga ei olnud seal pikka aeg seal Elva värava vahil mitte midagi teha ja nüüd kui mängitud 18 minutit juhib Tartu JK Velko seda kohtumist täpselt 2-0. No vaatame, mis vastumürki on Elval. Aga nüüd eksitakse ja Mõttus, Andres Kiivit karistusala juures üritab, aga seal on Kruus olemas. Seal on praegu Karl Kruus olemas. Põlves. Ja nüüd Elva minemas ka, Põldsaar pani palli karistusalasse ja seal. No nüüd on väga raske öelda, kas pall käis sees ära või mitte. Kaido Koppel karjub küll, et pall käis sees. Selline olukord praegu. Korralikult draamat on siin karistusalas ja tundub, et päris korralikult haiget sai Velko väravat Markus Agarmaa. Murrab karistusalasse ka, Mõttus tuleb tõste, aga Põldsaar olemas. No üritatakse nüüd ja 3-0. Ja 3-0 asub juhtima Tartu Velko. Viib oma meeskonna 29. minutil juhtima 3-0 koduväljakul. Pole mängitud pooltki tundi, kui Velko koduplatsil 3-0 juhib. Ja Velko fännidel on nüüd tõesti mille üle rõõmustada, sellepärast, et täpselt nagu enne öeldud sai, siis pole mängitud pooltki tundi ja 3-0 Peksima Agarmaa, no Puurov. Värava ette ja lüüakse praegu ära siin. Lüüakse praegu ära siin seisuks 3-1. No kindlasti mängu huvides selleks meheks. Proovime kohe sotti saada, täpselt nii. Karl-Johan Haabmaa, 16-aastane ründeäss, vormistab seisuks praegu 3-1 ja kas tuleb lisa? Enrico Veensalu karistusala juures keerutab, aga seal on Kruus olemas. Seal on Kruus praegu olemas. Mõttus teeb mõned üleasted, kas tuleb lööki ka? No Laasner nüüd olemas, aga eespostis on olemas ka selline mees nagu Karl Kruus. Ja hoiab praegu veel minema hakatakse, aga nüüd Enrico Veensalu napsab sealt palli ära. Tuleb lööki ka ja läheb natukene väravast mööda. Ei läinud üldse palju. Ei läinud praegu üldse palju, see üritus väravast mööda. Ja mängitaksegi Ševjakovile, kas üritab, ei ürita. Mängib keskele Põldsaarele ja Põldsaarelt alla nurka. Ja Põldsaar lööb selle palli nii kindlalt alla nurka, kui üldse saab praegu. Suurepäraselt lahti mängitud kombinatsioon. Tundub, et võttis väikse rikošeti ka seal see olukord. Aga no tõesti, Kristo Põldsaar suurepärane ja seisuks nüüd 3-2. Ja mängu on veel kõvasti, ma ütlen teile, mängu on kõvasti. Aga nüüd
ja nüüd FC Elva ründamas Kristo Põldsaar. Oi-oi teeb seal Enrico Meensalule jalge vahelt. Laasneril nüüd on härm vastas. Paar üleastet. Pall värava ette ka, seal kukutakse. Aga suudab Elva nüüd selle rünnaku neutraliseerida. Nüüd aktsioonis 2 välismaalast. Timoti vastu. Paju nüüd parema äärele. Puurov üritab ja 3-3! Täiesti uskumatu mäng on siin, daamid ja härrad. 3-3! Ära ka. Sossi tuleb väljakult ära ja Raudmäe ja Mägi asemele Enrico Meensalu. Ka üks mees, kes väljakult taklema mõistagi kurva ja pettunud näoga, sest kui sul vahetuse eel lüüakse 3-3 Viigi värav, siis mõistagi ei saa olla nii positiivne. No ütlen veel kord, täiesti uskumatu mäng on siin meil käsil. Lükkab sinna Põldsaare suunas. Põldsaar suudab palli kätte saada ka värava ette, aga uskumatu, milline möödalöök nüüd Pajult. Käsi tõstetakse taeva poole, pall tuleb ka kasti, aga seal on Velko mehed olemas. Kenlu Laasneriga ees otsas, kes selle palli kastist välja karanis, aga nüüd on uuesti pall karistusalas! Ja Kleinsmit lööb palli väravasse, aga Kristjan-Erik Lääne näitab, et ei ole värav. Nüüd väga emotsionaalse näoga näitab, mida tema sellest arvab, aga tõsiasi on niimoodi, et Velko saab selle palli mängu panna. Sinna karistusalasse ja ka viib nii ebaõnnestunult, et pall läheb üle otsajoone ja kohtumine on lõppenud. No meieni jõudnud Kenlu Laasner, ole hea, astu paar sammu lähemale ka. No eelmine mäng kaotasite Viimsele 0-2, täna mängisite Elvaga 3-3 Viiki. No peaaegu sai vigade parandus tehtud, aga mis sellest ikkagi puudu jäi, oskad sa öelda? Noh, tekib vahest jalgpallis see mugavus ka 2-0, 3-0 pealt, et see on kõige libedam seis ja kiitus Elvale, nagu võitlesid lõpuni, said omad väravad kätte, et olime lohakad ise. Et see on see jalgpalli klišee, et pead 90 minutit olema enda parimas ja täna me olime seda umbes 40 minutit ja siis Viik on selles mõttes aus tulemus. No Kristo, võib vist öelda, et teie jaoks pigem võib-olla võidu maiguga Viik täna, võiks niimoodi öelda? Päris võit ei ole, pigem emotsionaalne võit, sest et viimsed tulemused on lõpud meie vastu nii-öelda kallutatud, et see on küll positiivne, et me lõpuks ometi saime midagi mängu lõpust. Ja ma arvan, et tulevasteks mängudeks on see kindlasti võit, aga täna võtame sõbraliku ja vastasvõistlusliku Viigi.